Tere hommikust, tere tulemast TTK poolt korraldatud raudteeettevõtjate infopäevale. Mina olen Martin Leiten, ehitus- ja raudteeosakonna juhataja. Ma teen alguses tutvustan meie osakonnast ja siis seejärel liigume edasi infotunni teemadega. Ma pärastpoole näitlen, mis need on. Ehitus- ja raudteeosakond meie osakonna tegevuses on Rail Balticu ehitusload, meretuuleparkide hoonestuse ehitus- ja kasutusload, mitmesugused ehitiste tegevusload, järelevalve ligipääsetavus energiatõhususe teemad ning kõik raudteeohutuse ja regulaatoriga seotud teemad. Koosneb see siis raudteetalitusest, ehituse tegevusõiguse talitusest ja järelevalvetiimist. Raudteetalitust juhib Kadi. Seal on siis kõik raudteeohutusasutuse ülesanded, kasutustasu ja tegevusõiguse talitust juhib Liina Roosimägi, kus on siis kõik raudteega seotud ehitusload. Ja lisaks on meil järelevalvetiim, kus me tegeleme ehitiste järelevalvega. Minust paar sõna, et mina olen osakonna juhataja, taustalt olen teedeinsener ja minu kogemus on teede projekteerijana, projektijuhina. Olen olnud Transpordiametis üle 10 aasta, tegelenud erinevate üksuste juhtimist, seotud planeeringute kooskõlastuste tehnovõrkudega. Osakonna tegemistest Rail Baltic, suur ja mahukas projekt, tegeleb meil sellega eelkõige Enefis. Seal on erinevad ehitusload, keskkonnamõju hindamised, meretuulepargid, hoonestusload, keskkonnamõju hindamised, ümber Saaremaa, Hiiumaa. Erinevad tegevusload, riigikaitselised ehitised, raudteerajatised, planeeringute kooskõlastused, välisriigi kutsekvalifikatsioon. Ohtlike ehitiste järelevalve, näiteks üks murdunud tuulik, energiamärgiste järelevalve, ligipääsetavuse järelevalve. Kõik platvormid näiteks ligipääsetavad. Raudteealalt on meil kõik raudtee järelevalveasutuse regulaatori ülesanded, kasutustasu määramine ja tegemistest näiteks, mis on praegu aktuaalsed, on uue platvormid, Škoda rongidele, elektrifitseerimine, ehitusload mitmetele lõikudele seoses kiiruste tõstmisega ja uute Škoda rongidele. Tänasest päevakavast kõigepealt teeb ülevaate Euroopa Liidu õiguse ja siseriikliku õiguse kohaldumisest raudteele ja seadusandluste muudatusest Kliimaministeeriumis. Siis meie poolt on raudteerajatiste ehitamine ja kasutuselevõtt, räägivad Liina ja Enefis sellest. Seejärel räägib Margus raudteeülesõidukoha, ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhendist, muudatustest. Siis räägib Kadi juhenditest kodulehel ja lõpetab siis Tanel Veeremi registri üksuse valvajatest teemadel. Üritus salvestatakse, seda võimalik hiljem järgi vaadata. Kõik küsimused palun esitada kas siis esitluse aeg chati või peale esitlust siis tõstes kätt ja võttes seda. Soovin ilusat teabepäeva ja vaatan sisse järgmise esineja, kelleks on siis Kliimaministeeriumist. Teile. Nimi on Laineväär, olen raudteevaldkonna juht Kliimaministeeriumis. Tegelenud raudteega juba üle 20 aasta. Ja tänane ettekanne oleks siis Euroopa Liidust
Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse kohandumisest raudteele. Ühtlasi ka, millised oleks siis muudatused, mida me juba täna teame 2025. aasta seadusandluses. Kõigepealt siis, mis meil üldse nagu suunda näitavad. Meil on avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava aastateks 2021–2028, kus meil on kirjas põhilised investeeringud raudteele. Küll aga on seal muutmisel. Oleme sinna lisamas täiendavaid asju, mida selle kava jooksul juba tehtud. Oleme täiendavaid rahasid raudtee remontidesse ja on kiiremaks raudteed teha. Samuti vajavad otsustamist mitmed projektid, mis on ootel siin. Kuidas me edasi liigume. Järgmise aasta alguses Vabariigi valitsus kinnitamist. Siis on meil transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2025, mis on üldine raamistik ja ei saa ümber ka riigieelarve strateegiast. Põhilised vahendid raudteele tulevad. On juba 10 aastat vähemalt olukord, kus me raudtee ei ole enam isemajandav, vaid tuleb täiendavalt riigieelarvest vahendeid sinna juurde panna. Mis puudutab nüüd Euroopa Liidu õigusakte, siis on meil 2 sorti õigusakte. Esiteks meil Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt. Teiseks Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetavad direktiivid, mis tuleb meil siis üle võtta siseriiklikusse õiguses. Need ei ole otsekohalduvad. Teiseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ja Komisjoni poolt välja antavad otsekohalduvad määrused. Need üldjuhul ei vaja ülevõtmist. Kuid teatud juhtudel on vaja seal reguleerimist, näiteks pädeva asutuse määramine või sanktsioonid selle määruse mittetäitmise korral. Võib tuua näiteks reisijate õiguste määruse pädevaks asutuseks meil tuli määrata Transpordiamet ja siis sanktsioonid või ettevõtja seda määrust ei täida reisijale vajalikku sanktsiooni või asendusprojekti, mida iganes ei paku, siis sanktsioonid, mida määrusest endast tuleb riiklikult. Nii. Nüüd, millised siis on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ja Euroopa Komisjoni direktiivid raudteevad? Esiteks, olulisemaid on meil direktiiv raudteesüsteemi koostalitus. Seal põhimõtteliselt kirjas kõik asjad, mida meil on vaja, et näiteks veeremit autoriseerida, millised on raudteeinfrastruktuurile nõuded, energiasüsteemile ja nii edasi. See on nagu see põhiraamistik. Teiseks raudteeohutuse direktiiv, kus tulevad siis ohutusload, ohutustunnistused, kõik muu raudteeohutusega seonduv raamistik. Kolmandaks on nüüd tururegulatsiooni poole pealt on meil direktiiv, mis räägib Euroopa ühtsest raudteepiirkonnast. Selle alusel on meil
kasutustasu määramine, tururegulaator tegutseb selle alusel, läbilaskevõime jaotamine. Sellest ma ei hakka nagu pikemalt rääkima. Kõik turuosalised sellega, kes seda teemat nagu ajavad või läbilaskevõimet tellivad, et need on ilmselt sellega kõik kursis. Nüüd siis on meil täiendavalt vedurijuhtide direktiiv, mis tuleb põhimõtteliselt nõuded vedurijuhtidele. See on juba päris pikka aega olnud kehtiv siin. Komisjon on ilmselt lähiajal välja tulemas ka selle muudatusettepanekuga. Aga täna on meil see raamistik paigas, üle võetud riiklikus õiguses. Ka selle alusel määruseid. Siis on meil lisaks veel ohtlike kaupade siseveodirektiiv, mille alusel on Euroopa Liit üle kotifi õiguse ohtlike kaupade vedu lisa, mis kotifil on, riid, et see on nagu selle direktiiviga võetud otse Euroopa Liidu õigusesse ja see põhimõtteliselt iga 2 aasta tagant muudetakse vastavalt sellele samale sammule, nagu kotif seda riidi muudab. Komisjon tuleb uue direktiiviga, mis meil tuleb siis üle võtta. Ülevõtmine tähendab seda, avaldame ja 2 aasta tagant siis uue lisa koos muudatustega riigi teates. Nii. Siis Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsekohalduvad määrused. Esimene otsekohalduv määrus on reisijate veoteenuse osutamise kohta raudteel ja maanteel. See on põhimõtteliselt see, mille alusel me sõlmime avaliku teenindamise lepinguid. Täna meil on üks ettevõtja on Elron selleks, kellega meil on avaliku teenindamise lepingud raudteel. Aga selle alusel me üritame nüüd sõlmida ka näiteks Tartu-Riia rongi lepingud, mis oleks nagu rahvusvaheline avaliku teenindamise leping. See on see raamistik, mille alusel seda tuleb teha. Siis on meil rongireisijate õiguste ja kohustuste määrus, mille alusel põhimõtteliselt tuleb tegutseda avaliku teenindamise lepingu ja ka muude isegi kui ta on kommertsalustel oleks, siis ka need võitjad peavad nagu rongireisijaid kohustused rongireisijate eest, et sealt tagama nende ja siis transpordi järelevalvet. Seda määrust täidetakse. Siis on veel eraldi meil määrus Euroopa Liidu Raudteeameti tegevuse kohta. Euroopa Liidu Raudteeameti teatavasti see rakendusasutus Euroopa Liidus, kes siis tegeleb ohutustunnistuste väljaandmistega, veeremi autoriseerimisega, ka komisjoni tööriist, kes töötab välja erinevaid õigusakte, on tehniline kompetents selle juures. Määrus siis reguleerib tegevust. Siis on meil olemas ka Euroopa Komisjoni otsekohalduvad määrused. Ma ei hakka kõiki neid otsekohalduvad määrused välja tooma. On välja põhilised, mis on nagu puudutavad seda tehnilist poolt, et puudutab seda tururegulatsiooni vedurijuhte,
seal on veel täiendavaid määrusi, aga need on, süsteem on paigas ja ilmselt kõik on puudutab nüüd siis seda direktiivi 2016/797, mis on siis koostoitusvõime direktiiv. Siin on mitmed erinevad määrused. Esiteks on kõikidele allsüsteemidele koostoituse tehnilised kirjeldused, mis on otsekohalduvad. Et kui nad on näiteks raudtee tehnikakasutuseeskirjaga vastuolus, siis kehtivad koostoituse tehnilised kirjeldused, mitte raudtee tehnikakasutuseeskiri. Ja siin on jagatud see teemad kaupa, et erinevad määrused on teemadeks jaotatud, et on energiavarustus, infrastruktuur on eraldi, vedurid ja reisijate veerem eraldi, müra, kaubavagunid, raudteetunnelite ohutus, see Eestit hetkel ei puuduta, ei ole raudteetunneleid, siis kontroll ja signaalimine, puuetega inimeste juurdepääsuvõimalused, käitamine ja liikluskorraldus, siis 2 telemaatiliste rakenduste määrust reisijateenustele ja kaubaveoteenustele. See on nüüd otse kohalduvad kõik need tuleb järgida. Küll on seal osades määrustes tuleb vaadata seda, et on 15-20 raudteele mingisuguseid erisusi kehtestada. Mitte küll suures ulatuses, aga mõningates on. Et mis nagu järgivad siis nagu 15-20 raudtee põhimõtteid, näiteks liiklusjuhtimissüsteemi me võime rakendada see, mis meil praegu on, ei tohi seda arendada. Kui tahame arendada seda uusi funktsionaalsusi luua, peaksime juba paigaldama Euroopa Liidus kehtiva A-klassi süsteemi, et selle RTMS-i. Siis on meil määrus raudtee koostoituse komponentide ja allsüsteemide Euroopa Liidu deklaratsioonide sertifikaate näidisvormi kohta. Ja just lisaks veel, eks ole, siis vastavust tõendamise menetlus. Siis on sama direktiivi alusel on veel olemas ka näiteks rakendusmäärus Raudteeametile makstavate lõivude ja tasude kohta. Teatavasti, kui taotleda sealt ühtne ohutustunnistus, siis on vaja ka lõivu Raudteeametile, et menetleks seda. Selle määruse alusel on tingimused kirjas. See ei ole mitte Raudteeamet ise ei kehtesta. Komisjon reguleerib seda. Siis on meil määrus raudteeveeremi ja raudteeveeremi tüübile loa andmise menetluse kohta. Veel ka määrused registrite kohta. Üks määrus on raudteetaristu registri kohta, see RINFRA, kuhu siis tuleb esitada iga liikmesriigi raudteede kohta erinevad andmed, et need andmete loetelu on ette antud, mida tuleb esitada. Ja selle määruse põhimõtteliselt artikli 4 lõige 1 alusel on pandud kohustus taristu ettevõtjatele esitada need andmed
otse Rimpi rakendusele, niipea kui need andmed on kättesaadavad. Ja see vastutus esitatud andmete täpsuse eest on taristuettevõtjad. Määruse alusel mõeldakse, et taristuettevõtjad ei ole ainult avaliku raudtee taristuettevõtjad, vaid need on kõik taristuettevõtjad. Kõik peavad sinna esitama lõpuks. Küll aga on määruses võimalik, et on olemas koordineeriv vastutus. Liikmesriiki pakkuda. Täna on meil TTTA selleks koordineerivaks vastutuseks. Ikkagi eesmärk on see, et taristuettevõtjad ise sinna neid andmeid esitanud ja TTTA on majanduseks abiks tegevuseks. Teine register on meil Euroopa veeremi register. On olemas komisjoni rakendusotsus veeremi kirjelduse kohta. Seal on ka nüüd oluline muudatus, et alates selle aasta 16. juunist on liikmesriikide kohustus kasutada tsentraliseeritud registreerimisfunktsiooni. Ehk siis need veeremi andmed on kõik selles Euroopa veeremi registris. Järgmine on ohutuse direktiiv. Ohutuse direktiivi põhjal on siis määrused, mis puudutab ohutustunnistuse väljaandmise praktilist korda. Siis on meil veeremi üksuse hooldusest vastutava üksused, nende sertifitseerimise üksikasjalikud eeskirjad, ehk siis ECM. See, kes on selle sertifikaati taotleb, et siis selle alusel. Siis on meil määrus, käsitleb siis ohutustunnistuse ja ohutusloa saamist raudteeveoettevõtjatele ja siis ohutusluba siis vastavalt raudteeinfrastruktuuri ettevõtjatele. Ning siis ka hoolduse eest vastutavate üksuste poolt tehtud järelevalve. Siis on meil määrus riski hindamise ohutusmeetodi kohta, et see on nagu ohutusmeetodeid on mitmete asjade kohta. Üks on riski hindamine, siis on järgmine on kuidas tehakse järelevalvet. Selle kohta on eraldi delegeeritud määrus. Siis on eraldi määrus on ohutussüsteemi nõuetele. Millised on need vastavad ühised ohutusmeetodid? Ja siis läheks edasi nagu, kuidas see siis kõik seostub selle siseriikliku õiguse. Põhilised seadused, raudteeseadus, ühistranspordiseadus, ehitusseadustik. Seal on nüüd kahte tüüpi asju. See on see, mida me oleme võtnud üle Euroopa Liidu direktiividest. Ja enamus õigusaktidest. Teine osa on see, siis, mida me oleme täiendavalt siseriiklikult reguleerinud. See Euroopa Liidu õigus kahtuseks, kus ei ole nagu reguleeritud. Siis hakka neid määruseid siin ette lugema, mis siin raudteeseaduse alusel on kehtestatud. Aga juhiks siis veel tähelepanu raudtee tehnokasutuse eeskiri. Selles osas aasta-aastalt see läheb järjest õhemaks, sest Euroopa Liidu õigus tuleb peale. Kõik, mis on Euroopa Liidu õigusega juba otsekohaldatud, eelpool mainitud koostajatuse tehnilistes kirjeldustes, need asjad
Me ei saa täiendavalt siseriiklikult reguleerida. Peame need asjad siis siseriiklikust õigusest eemaldada. Ja raudteetehnikakasutuse eeskiri on põhilisi kohti, mis on nagu siis Euroopa Liidu õigusega juba kaetud. On siin eelnevatel aastatel oluliselt vähemaks läinud, aga tulevikus on revisjon vähendada veelgi. On mingisugune asju, mis koostöös tehniliste kirjeldustega juba osaliselt võetud. Ja millised oleksid siis muudatused seadusandluses 2025 aastal? Esiteks meil kooskõlastusringil raudteeseaduse ja riigilõivuseadus. Need on esimesel ministeeriumide vahelisel kooskõlastusringil. Ja lähiajal ei julge lubada, et see aasta, aga hiljemalt jaanuaris, siis ta läheb teisele kooskõlastusringile. Ütleme, tõenäoliselt siis jaanuari lõpp, veebruari algus, kus läheks ta Vabariigi Valitsus. Millised on nagu põhilised muudatused, mida me siin oleme teinud? Esiteks põhipõhjus, miks me selle eelnõu koostasime, oli see, et Euroopa Liidu Raudteeamet auditi ja selle auditi käigus toodi välja mingid puudused seadusandluses, mida võiks paremini reguleerida. Need ei ole nagu väga suured puudused, mingit olulisi suunamuutusi ei tule, aga see on pigem nagu täpsustav, et oleks kõigile arusaadav, õigusselgem see olukord. Esimene asi, mis lisatakse, on otsekohalduval määrusele 1.8.2, puudutab reisijate õigust. Viide sellele, see otseselt ei tule nüüd sellest Raudteeameti, vaid see tuleb sellest, et täna on viide sellele vanale otsekohalduvale. Selles luges on kirjas, et see on vana otsene õigusjärglane, kaudselt on seos olemas, aga viide oleks selgem. Uused. Selle muudatus. Siis seadust täiendatakse ka mitteavaliku raudtee kaubaveo vastutuskindlustuse regulatsiooniga. Täna on meil raudteeseadus kirjas, et tegutsemise ohutustunnistuse puhul on vajalik vastutuskindlustus, kuid hiljem ei ole kirjutatud lahti seda, et suur see vastutuskindlustuse määr siis võiks olla. Et me jätame paneme selle siin kirja, aga jätame selle lahtiseks. Sisuliselt see vastutuskindlustuse määr selgub ohutustunnistuse ja siis kindlustusandja ühtsel nagu läbirääkimiste tulemusel. Kindlustusandja iske määrane välja toob. Ei pane seda miinimum. Nii. Siis on teema, mis tuli sellest auditist,
ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse osas, et auditis toodi välja, et tegelikult võib ka anda ohutustunnistuse või ohutusloa lühemaks kui 5 aastat. See on Euroopa Liidu õiguses täiendavalt reguleeritud. Kuna meil on see raudteeseaduses ka kirjas, et siis me õigusselguse mõistes toome ta ka sinna ja mis juhul see vähem kui 5 aastat on, sellisel juhul, kui see on vajalik raudteeinfrastruktuuri majandamist kahjustavate riskide maandamiseks. Ehk siis olukord, kus mingisugused tegurid võivad ohustada seda tegevust, aga samas need ei ole nii suure kaaluga, et peaks üldse nagu ütlema, et seda ohutusluba ei anta välja, vaid antakse tähtaeg nende riskide maandamiseks ja seetõttu antakse ka lühem tähtaeg selle ohutusloale või siis tegutsemise ohutustust. Nii, siis täiendav regulatsioon nähakse ette on mitteavaliku raudteemajandaja siis esitab tegutsemise ohutustunnistuse saamiseks allkirjastatud kinnituskirja või lepingu, kus oleks kirjas siis, kes vastutab konkreetselt selle raudteeohutuse eest, selle töötaja andmed, pädevus, kutsetunnistused ja nii edasi. Ning lisaks ka raudteeskeemi koos raudteerajatist. Üldiselt arusaadav, et mida siis selle tegutsemise ohutustunnistuse alusel mõeldatakse. Nii. Siis nagu juba eespool ütlesin, raudteeveeremi andmestiks viiakse üle raudteeliiklusregistrist Euroopa raudteeveeremi registrisse. Sisuliselt see täna juba see niimoodi on reguleerima. Mis lisaks tulevad auditist jälle ohutusloa menetlus, et Euroopa Liidu Raudteeamet tõi välja, et tänane aeg ei ole piisav, et teha põhjalikult seda menetlust, et võib olla mingisugused asjaolusid, mis jäävad tähelepanuta. Seetõttu pikendame ohutusloa menetlust kuni 4 kuuni siis. Et 1 kuu tähendab siis seda, et 1 kuu jooksul TTJA peab vastama taotlejale, kas kõik dokumendid olemas, vajalikud, 4 kuu jooksul siis menetlust ära. Nüüd ei tähenda, et peabki 4 kuud seda tegema, vaid see on varuaeg teha seda. Ka Euroopa Liidu Raudteeameti soovitus põhjalikult. Tegutsemisohutuse tunnistusel see menetlus jääda 1 kuu juurde, 1 kuu siis dokumentide kontroll ja 2 kuu nüüd samamoodi ühtse ohutustunnistuse puhul nagu ka ohutusloa puhul kehtivusaeg kuni 5 aastat senise 5 aastat. See on sama teema, mis ohutusloa puhul võib olla asjaolusid, mis tingivad lühemaks ühtse ohutustunnistuse andmise ja selle aja jooksul tuleks puudused likvideerida ja siis võimalik taotleda. Siis hoolduse eest vastutav üksus peab olema määratud ka Euroopa veeremi registris. Iga veeremi kohta peab olema kirjas, kes siis hoolduse eest vastutav üksus on seda veeremi.
siis hoolduse eest vastutav üksuse sertifikaadi taotlemise vajadus tulenevalt Euroopa Liidu õigusest laieneb ka veduritele, reisivagunitele, mootorrongidele, eriveeremitele, kõikidele. Nende osas peab olema ka siis määratud hoolduse eest vastutav. Seadust täiendatakse allhanke funktsioonide sertifitseerimise nõudega. Hoolduse allhanke funktsioonide sertifitseerimine vajab täiendavat sertifikaati, mis on reguleeritud komisjoni määruses 2019/779. Nüüd täiendav regulatsioon on, et ohtliku kauba veoks mitte avaliku raudteel oleks vaja ka veoeeskirja. Seda juhul, kui vedu ei toimu enda tarbeks. Teostatakse kellegi teisele. Regulatsiooni, et kuidas konkreetselt see vedu siis seal mitte avaliku raudteel toimub. Kaupade vedu. See ei tohiks nagu erineda avaliku kõrgema allikas. Olema reguleeritud. Kõigil oleks üldse aru saada. Siis raudteerajatiste registrikande puhul kaotatakse tavamenetlus. Tavamenetlus on siis paberkandjal mingit dokumenti. Täna on see leiame, et on mõistlik teha kõik elektrooniliselt, et ei ole vaja paberkandjal. Tänasel päeval enam esitatud ka see liik kaotatakse. Veel pole öeldud, siis on täiendav sertifikaat hoolduse eest vastutav üksuse allhanke funktsiooni jaoks. Selle sertifikaadi väljastamisest riigilõiv. Nii, see oli siis see seaduse. Teine seaduse muudatus. Sel aastal tehti hädaolukorra seadus. Määrati elutähtsaks teenuseks avaliku raudtee toimimine. Ja see seadus näeb ette elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded kehtestab elutähtsa teenuse toimepidevust korraldava asutuse juht. Seetõttu siis peamegi tegema määruse teenust. Puudutab Eestis raudteed ja Edelaraudteed või avaliku raudtee majandajaid. Ja selle määruse esialgne pealkiri siis elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded avaliku raudtee toimus. Seda me lähiajal koostada, kehtestada, et oleks nõuded olemas. Tähendab, et täna ei oleks neid elutähtsa teenuse toimepidevust tagatud, vaid nüüd lisas Euroopa Liidu poole pealt koostajatesse tehnilise kirjeldused. 2 koostajatesse tehnilise kirjeldust. Üks telemaatilised teemad reisijate veole ja kaubaveole kokku ühte koostajatesse tehnilise kirjeldusse. Telemaatiks nimi aastad eeldatavad siis see oleks minu poolt kõik. Kas on küsimus?
tundub, et ei ole siis Jah, hetkel siia chati ka ei ole küsimusi tulnud selles mõttes, et tundub, et ei ole. Keegi pole vist kätt ka tõstnud, et küsimust küsida. selge, siis annaks sõnajärje üle Margusele. Teete taale, jah. Tere päevast. Tere päevast, jah, et mina olen Liina Roosimägi, ehituse tegevusõiguse talituse juhataja ja meie praegu Enelisiga koos on ettekande 2 jaotanud, et alustame keskkonnamõjude teemadel ja jätkame siis pärast tegevuslubade. Tahtsimegi teile lihtsalt meelde tuletada seda, et kõikide tegevuslubade menetlemisel on väga oluline vaadata just ka keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimise. Et keskkonnamõju hinnatakse alati siis, kui on oluline keskkonnamõju või siis, kui on mõju Natura võrgustiku alale kaitse-eesmärk. Et need on alati kohustuslikud keskkonnamõju hindamise. Kui minna detailsemaks just raudteerajatiste, siis raudteerajatiste puhul jälle alati tuleb keskkonnamõju hinnata kaalumata. Siis, kui ehitatakse uut raudteeliini või uut raudteejaama, siis, kui raudteejaama laiendatakse ja siis, kui raudteejaama teid pikendatakse vähemalt 1 kilomeetri võrra. Nende kõikide 3 punkti juurde klausel, kui 1 rajaga tekib 4 jaamateed ja 2 rajaga raudteeliini puhul 5 jaama. See on need olukorrad, kus keskkonnamõju hindamine. Aga raudteerajatiste puhul tegelikult on, kuna keskkonnamõju hindamisi väga tihti raudteerajatiste puhul ei tehta, küll aga keskkonnamõju eelhinnangud on väga olulised. Ehitusloa ja kasutusloa menetleja peab alati vaatama keskkonnamõju hindamise seadust ja vaatama, kas see kavandatud tegevus, mille tegevusluba taotletakse, on vaja läbi viia eelhinnang. Ja raudteerajatiste puhul on siis sellised erandid, tuleb määrusest, tegevusvaldkonnad loetelu, kus on eelhinnang. Et raudteeliini ja raudteejaama rajamine ja laiendamine või pikendamine välja arvatud siis eelmises slaidis. Siin on jah, alati peab vaatama, kas on vaja eelhinnangut või mitte. Aga kui see aspekt nagu ära langeb, siis on teine oluline punkt raudteerajatiste puhul kindlasti ka ümbruskond ja see keskkond, kuhu siis tegevust kavandatakse. Ja keskkonnamõju eelhinnang tuleb alati koos siis, kui võib olla eeldatav mõju Natura võrgustiku alale ja ka kaitstav otsus. Et need on 2 põhilist punkti, mille teeme raudteerajatiste menetluste juurde alati. Et mida see eelhinnang koostamine üldse siis tähendab? Eelhinnangut siis koostatakse ehitusloa kasutusele. Eelhinnangu koostab siis otsustaja ehk siis antud hetkel. Aga selle sisendi, mille põhjal me selle eelhinnangu koostame, peab andma taotleja ise. Loomulikult meie vaatame ka kõiki andmeid ja registreid, mis meil endal on käepärast, aga selle kavandatava tegevuse iseloomu ja sisendi kohta, et selle siis annab ikkagi taotleja. Et seetõttu peavad siis taotlejad arvestama, et võivad tekkida lisaküsimused eelhinnangu koostamiseks. Eelhinnangu koostamine võtab majagu aega, üsna mahukas dokument, mida me peame kokku panema. Üldjuhul võtab 2–4 nädalat. Oleneb ka sellest, et palju on parasjagu ka töökoormus. Sisuline dokument on vaja väga palju andmeid kokku korrata erinevatest registritest. On vaja selle jaoks võtta täiesti eraldi aeg. Lisaks eelhinnangule peame koostama ka kaema algatamist sellest, eelhinnangu tulemus on.
ja siis selle otsuse eelnõu ja eelhinnangu peame edastama ka arvamuse avaldamiseks või siis kooskõlastamiseks Keskkonnaametile. Ja siin juures tuleb kindlasti taotlejad lähtuda asjaolust, juhul kui on keskkonnamõju hindamise eelhinnangut vaja koostada, tegevusluba tõenäoliselt ei jõua 30 päeva jooksul seda väljastada. See võib juhtuda 3 kuu jooksul. On ka seadusest tulenev tähtaeg, hiljemalt 90 tegevusluba. Ja edasi tegelikult lähmegi tegevuslubade menetluste juurde. Selline väike ka, et mõni aeg tagasi oma kodulehel lisasin tegevuslubade juhendid raudteevaldajatele. Siin on siis link ka, et pärast siis saada selle lingile. Aga nüüd ma annan Eneli sõna üle. Tagamised. Nii, jagan ekraani. Nii, kas on mind kuulda ja näha? Ja, väga hästi. Aitäh. Mina olen siis Ene-Liis Bachmann-Bonfanti ja Rail Balticu projektijuht ja räägin teile ehitamisest ja kasutusele võtmisest ning nendega seotud siis seadusandlusest ja etappidest. Kõigepealt ehitusõiguse etapid raudteerajatiste puhul üleüldises mõttes siis jagunevad selliselt, et tuleb arvestada planeeringuga. Planeeringute osas vaatame alati üldplaneeringut, siis teatud juhtudel näiteks Rail Balticu puhul on eriplaneering ja mõningatel juhtudel on raudteerajatised ka detailplaneeringu alal. Et üldiselt detailplaneeringutes näidatakse siis raudteerajatiste paiknemist ja määratakse maakasutuse sihtotstarve, kuid sageli on vaja eraldi ka projekteerimistingimusi raudteerajatistele, sest raudteerajatised on sellised selles suhtes spetsiifilisemad rajatised ja detailplaneering ei kajasta alati nende tehnilisi lahendusi ja nõudeid, mida siis ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada. Ja nagu eelnevalt Kliimaministeeriumi esindaja juba rääkis, et raudteerajatistega kavandavate muudatuste puhul siis tuleb lähtuda siseriiklikust seadusandlusest, Euroopa Liidu õigusest ning siis ka erinevatest asjakohastest standarditest ja tehnokasutuse eeskirjast näiteks. Projekteerimistingimused on siis ehitusloa kohustusliku raudteerajatise jaoks vajalikud. Peale projekteerimistingimuste väljastamist TTJA poolt saab alustada ehitusprojekti koostamisega, millele järgneb ehitusloa taotlemine ning raudteerajatise valmimisel siis taotletakse kasutusluba ja täiendavalt suuremate allsüsteemi muudatuste puhul, oluliste muudatuste puhul siis on Euroopa Liidu seadusandlusest tulenev ja ka raudteeseadusest tulenev püsiseadmete kasutuselevõtu loa vajadus, ehk siis seda lühidalt siis kutsume APIseks. Siin slaidil olen välja toonud, et ehitusseadustiku paragrahvid, sest Eesti siseriikliku seadusandluse kohaselt määratleb siis ehitustegevusõigust raudteerajatiste osas ehitusseadustik. Ja TTJA väljastab siis projekteerimistingimusi, ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusteatist ja kasutusluba.
Raudteeseadus määratleb siis allsüsteeme, et ehitusseadustik annab raudteerajatiste põhiselt tegevuslube. Et siinkohal toon välja ka selle, et raudteerajatise projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloa kohustusliku raudteerajatise ehitusprojekti koostamiseks, kuid siit nüüd jääb välja raudteerajatise lammutamise osa. Ehk siis raudteerajatise lammutamiseks projekteerimistingimusi vaja ei ole. Reguleerib seda paragrahv siis 88, 89 ja 90, et nad on seal üksteise järgi ehitusseadustikus. Nii, ja kui ma ütlesin, et ehitusloa kohustuslikule rajatisele on vaja projekteerimistingimusi, siis see on kõige paremini leitav ehitusseadustiku lisa 1-st. Et siin lisa 1 kohaselt siis saab määratleda seda projekteerimistingimuste vajadust või ka seda, et millistel juhtudel on vajalik ehitusluba ja millised rajatised siis on võimalik nii-öelda esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Kui siin nüüd vaadata, siis projekt on vaja peaaegu kõigil juhtudel, välja arvatud siis muude raudteerajatiste muu raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike rajatiste lammutamise puhul. Kui ehitusseadustik määratleb erinevaid rajatiste gruppe, siis ilma ehitusprojektita raudteerajatist ega tegevusi siis ei saa teha. Raudteerajatistega seotud tegevused on siis liigitatud rajamiseks ehk siis uue rajatise püstitamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks ja osa asendamiseks samaväärsega. Et osa asendamine samaväärsega on siis enamus juhtudel vaba tegevus, et selliste tegevuste puhul eraldi ehitusluba ei pea taotlema ega ehitusteatist esitama. Aga kuna raudteesillad ja duktid ja tunneleid meil praegu veel ei ole, aga jalakäijate tunnelid, et nad on ehituskonstruktsiooniliselt keerukamad, siis nende osas on vaja ehitusluba ka osa asendamisel samaväärsega. Sinna, kui seda jälgida, seda tabelit, siis ma ütleksin, et alati võiks ehitisregistri ametlikest teadaannetest võtta kehtiva versiooni, sest ehitusseadustikku aeg-ajalt muudetakse ja alati on otstarbekas vaadata kehtiva ehitusseadustiku lisa 1. Nii, kui siin lähemalt projekteerimistingimuste taotlusest rääkida, siis taotlemisel on vaja esitada kõigile osapooltele üheselt mõistetav taotlus. Taotluse esitamisel tuleks tähele panna ka seda, et TTJA kaasab piirinaabreid ja taotluse üheselt mõistetavus hõlbustab tunduvalt menetlust ja inimesed on paremini teadlikumad, millega tegemist on või mis taotlus siis on neile nii-öelda, mille osas neid on kaasatud. Toon näiteks sellise praktika, et mõnel korral on olnud kontaktvõrgu taotluste puhul seletuskirja juures pilt tüüplahendusest. Ehk kui inimest kaasatakse, siis ta saab sellest pildimaterjalist aru, et mis asi see kontaktvõrk on. Sellepärast, et raudteega mitte kokku puutuvad inimesed, et kontaktvõrgu või rajatis ei pruugi neile muidu siis sellist pilti silme ette tuua. Taotlus tuleks hinnata seda, et kuhu alale see ehitis kavandatakse. Ehk siis, et taotlusesse saaks kõik puudutatud katastriüksused sisse.
et ei tekiks sellist olukorda, et kui tullakse taotlema ehitusluba, siis on näiteks olnud vajadus projekteerida rajatis ka kõrvalkinnistule, kuid taotlusesse seda üksust siis ei ole lisatud. Asendiskeem on ka väga oluline siis selline näidismaterjal, kust saab näha, et kas on näiteks joonobjektina või on mingisugune ala, et kuhu ulatuses siis rajatised kavandatakse. See täpselt samamoodi jälle annab ülevaate siis piirinaabritele ja muudele kaasatavatele, näiteks tehnovõrgu valdajatele, et kas rajatised tulevad siis nende näiteks tehnovõrgu kaitsevööndisse või puudutavad neid. Et sellest sõltub ka projekteerimistingimustes tingimuste andmine. Seletuskiri on ka selline hea lisamaterjal, kus saab anda, mida lihtsam see on, seda parem see on, sest see on jällegi selline lisadokument, kust saab siis kaasata või arvamuse avaldaja või kooskõlastaja sellist lihtsalt arusaadavat infot, et mis kavandatakse. Ma ütlen seda veel, et mõningatel juhtudel pannakse projekteerimistingimuste taotluse juurde eskiislahendus või juba mõnikord on valmis projekteeritud lahendus, esmane versioon. Et projekteerimistingimuste taotluse juures võib selliseid lisasid panna, aga siiski tuleb arvestada sellega, et projektlahendus päris ehitusprojekti koostamisel võib muutuda, ehk siis ei saa arvata, et taotlusega esitatud lisadokumendid ongi see tehniline lahendus, millega siis tullakse ehitusluba taotlema. Et see sõltub siiski projekteerimistingimuste käigus saadud tehnilistest tingimustest ja piirkonnast teistest ehitistest. Nii, kui siin nüüd edasi minna ehitusteatise ehitusloa juurde. Nagu ennem sai öeldud, siis nii ehitusteatisega on vaja teha ehitusprojekt ja ehitusloa osa on nagunii, ehitusloa taotluse osa on nagunii ehitusprojekt. Ja kui projekteerida ja selle taotlusega TTJA-le tulla, siis tuleb vaadata, et aluseks on projekteerimistingimused või eriplaneering ja ehitusprojekt peab arvestama siis tingimustes esitatud tingimustega. Projekt on vaja koostada siis vastavalt määrusele number 97, nõuded ehitusprojektile. Seal on tüüptingimused. Muidugi peab arvestama projekti koostamisel siis kõiki raudteetehnilisi lahendusi ja neid nõudeid, nendega seotud standardeid. Ja toon siis välja seda, et ehitusloa taotlemisel esitab ehitusloa taotleja ehitusprojekti enda valitud staadiumis. Ei ole piiritletud ära, et kas staadium peab olema põhiprojekt või tööprojekt. On ka eelprojekti staadium ja sellest siis mõnikord on olnud küsimused, et kõik projekti staadiumid on lubatud, et taotleda ehitusluba. Nii, siis ehitusloa taotlusega ja ehitusteatisega tuleb esitada ka raudteevaldaja riskihinnang muudatuse olulisuse kohta. Et see on siis komisjoni rakendusmääruse 402/2013 järgi on artikkel 4, et iga muudatuse puhul, mis raudteesüsteemis kavandatakse, tuleb välja selgitada, millist mõju see raudteesüsteemile avaldab hoolduse, käitamise ja ohutuse seisukohast ning selline riskihinnang siis tuleb esitada ehitusloa taotlusega, ehitusteatisega. Väiksematel raudteevaldajatel on tekkinud küsimusi selle dokumendi esitamise kohta ning sellistel juhtudel toon näite,
et aktsiaselts Eesti Raudtee nõusolekut küsinud ja mõnikord jaganud nende riskihinnanguid, et oleks lihtsam aru saada väiksematel raudteevaldajatel, et millist dokumenti nendelt oodatakse. Ja raudteerajatiste ehitustegevusega seotud toimingud on riigilõivu kohustuslikud, riigilõivu seadusest tulenevad. See on siis nii projekteerimistingimuste taotlemisel, ehitusloa taotlemisel kui kasutusloa taotlemisel ja need tulevad riigilõivu seadusest. Ehitisregister paraku, ma juhin tähelepanu, et neid summasid automaatselt ära ei tunne, et selle tõttu siis, kui seda teadmist ei ole, et ehitisregister ja riigilõivu seadus on veel kooskõlla viimata, et siis me esitame siis sellekohaseid märkuseid. Nii, aga see ehitusteatis ja kasutusteatis, nende puhul riigilõivu siis ei ole vaja tasuda. Pädevad isikud. See on nüüd oluline nii ehitusprojekti koostamisel kui ka ehitamisel ja omaniku järelevalve teostamisel. Kuna me räägime täna raudteerajatistest, siis on vaja, et projekt oleks koostatud raudteeinseneri poolt ja siis vastavalt rajatise liigile. Et siin ma olen välja toonud, et rööbaste ehitamine, käitamine on siis rööbasteede raudteeületuskohtade oote- või laadimisplatvormide puhul. Energiavarustuse allsüsteemi ehitamine, käitamine on siis kontaktvõrgu ja veoalajaama osas ja turvangu ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine siis liiklusjuhtimissüsteemide osas, seehulgas elektritsentralisatsioon. Nüüd on siin erisus selle osas, et raudteesilla ja tukti tunneli, jalakäijate tunneli osas on vaja, et projekt oleks koostatud teedeinseneri poolt, spetsialiseerumisega siis silla ehitus ja korrashoid, sest raudteeinseneridel nende rajatiste osas siis pädevust ei ole. Ja rõhutan siis veel kord, et see on oluline nii ehitusprojekti koostamise osas ja ehitaja ja omaniku järelevalve osas on see pädevus väga oluline. Nüüd, kui minna edasi ehitusloa taotlustest ja teatistest, siis lisa 2 on kasutusteatise ja kasutusloa taotluse kasutusloa kohustuslikkuse osas. Et kui siin vaadata, siis jällegi ei ole sellist asja, et pole vaja ehitusprojekti. Ja siin rõhutan seda, et kui ehitusloa taotluse aluseks olev projekti on muudetud, siis kasutusluba tuleb taotleda ehitusprojekti järgi, mille järgi ehitis ehitati. See tähendab seda, et kui ehitusluba saadi eelprojektiga, aga tehti järgnev ehitusprojekti etapp, ehk siis kas põhiprojekt või tööprojekt, siis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada ehitisregistrisse projekt, mille järgi ehitis ehitati. Ja kasutusloa taotlusega tuleb esitada ka ehitusdokumendid. Üldjuhul on nendeks siis ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid ja sildade tunnelite puhul ka ehitusprojekti ekspertiis ning vajadusel ehk siis asjakohasel juhul NOBO ehk vastavushindamisasutuse vastavushinnang ja ASPO ehk ohutushindamisasutuse ohutushinnang. ASPO siis olulise muudatuse puhul, mis on siis välja selgitatud raudteevaldaja riskihinnangu põhjal. Nii, kasutusloa puhul me vaatame ka ehitusloa tingimusi. See tähendab, et kindlasti kaasatakse menetlusse
tehnovõrgu valdajad, jällegi piirinaabrid ja kui ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada alale jäävate tehnovõrkudega, siis kasutusloa menetluse käigus siis tehnovõrgu valdajad saavad teha oma jällegi märkuseid, et kas nende siis kaitsevööndis tehtud tegevused on aktsepteeritavad või mitte. Siin ma rõhutaksin jälle neid pädevaid isikuid, et ehitisega seotud dokumendid peavad olema allkirjastatud pädevate isikute poolt. Ehk siis raudteerajatiste puhul raudteeinseneride poolt vastavalt nende enda kompetentsile. Ja selle kohta allkirjastamise nõuete kohta on kirjas täpselt määruses, mis on siis ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded. Et seal on täpselt kirjas, kes on pidanud allkirjastama ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid. Nii, siis oleme küsinud ka omaniku järelevalve akti nõuete kohasuse kohta. Ehk akti, kus on ehitaja, omaniku järelevalve ja rajatise omanik kinnitanud, et ehitis on nõuete kohane ja ohutu kasutamiseks. Et seda eelkõige oleme teinud ajutise kasutusloa taotluse raames, kui on vaja olnud raudteerajatis kasutusele võtta ajutistes tingimustes, sest ei ole lõplik ehitusdokumentatsioon veel valmis olnud. Nii, siis allsüsteemi kasutusele võtmine ehk APIs. See nõue sellist menetlust läbi viia tuleneb Euroopa Liidu direktiivist 2016/797, artikkel 18. Kliimaministeeriumi esindaja loetelus oli see samuti nimetatud ja siseriiklikusse seadusandlusesse on see toodud raudteeseaduse paragrahv 115-116 kaudu. Ja siin nüüd järgmine slaid, et siin oleme välja toonud siis sellise skeemi, mis seda nii-öelda siis APIse menetlust kirjeldab kokkuvõtvalt. Kõige ülemises reas on toodud välja KTK-d ehk siis koostalitluse tehnilised kirjeldused, Euroopa Liidu määrus 402, mis tegeleb ohutusega ja direktiivid ja mõned olulisemad standardid. APIse menetlus on vajalik siis, kui on tegemist raudteesüsteemis olulise muudatusega. Ja seda olulisust hindab siis esialgu raudteevaldaja. Muidugi, kui esitatakse see hinnang olulisuse kohta, siis annab ka TTJA oma seisukoha, et kas on oluline muudatus või ei ole oluline muudatus. Erandina on ERTMS ehk Euroopa raudteeliiklusjuhtimissüsteem, mis on kindlasti oluline muudatus. ERTMS-i kavandatakse Rail Balticule ja üleüldse kogu Rail Baltic on oluline muudatus, ehk siis selles osas tehakse ka APIse menetlus. Sellel skeemil on toodud etappide viisi välja, et juhul, kui hakatakse juba allsüsteemi planeerima ja selgub, et tegemist on olulise muudatusega või ollakse kahe vahel, kas on oluline muudatus või ei ole, siis saab alati TTJA-ga konsulteerida. Ehk siis tuleks teha oluliste muudatuste puhul esitlus TTJA-le.
ja ERTMS-i puhul tuleb taotleda siis Euroopa Liidu Raudteeameti heakskiitu. Kuna endiselt olenemata sellest, kas on APIS või ei ole, rakendub ehitusseadustik ja rakenduvad ka projekteerimistingimuste taotlemine, nende väljastamine TTJA poolt ja projekteerimine, kuid projekteerimisel tuleb siis kohe algusfaasis kindlasti kaasata nii vastavushindamisasutus ehk NOBO ja ohutushindamisasutus ehk ASPO, et oleks kindel, et projekteerimise käigus arvestatakse kõikide Euroopa Liidu nõuetega, et raudteerajatis ja allsüsteem oleks koostalitlusvõimeline. Ja APIS siis nii-öelda see menetlus saab ühele poole siis, kui on rajatised valmis, on tehtud toimik, kus on sees kõik dokumendid, seehulgas ASPO ja NOBO dokumendid ning seejärel siis saab nii-öelda kinnitada seda vastavust ja TTJA annab siis kasutuselevõtu loa kogu allsüsteemi muudatusele. Et APIS on, TTJA-l on menetluses esimene APIS-e menetlus, et kindlasti on, ma rõhutan, et kindlasti on seal veel täiendavaid asjaolusid, mida tuleb kaaluda ja mille peale mõelda, kuid üheskoos raudteevaldajatega ja ERA-ga, et siis jooksvalt, kui tekib küsimusi, siis saab neile alati vastata. Aga minu poolt aitäh teile ja kui on küsimusi, siis palun. Vist ei ole, Brit ei ole tulnud chatiga. Ja ma hetkel ka vaatan siin vestluses, aga nii, 11.15 on tulnud küll üks küsimus. Ülemiste ühisterminal on seotud nii 1435 kui ka 152, tähendab 1435 kui ka 1520 millimeetrit raudteedega ja seotud erinevate allsüsteemidega. Mitu APIS-t taotlema peab? Praegusel juhul on seal taotlemisel üks APIS. Oluline muudatus on seal on üleüldises Eesti raudteesüsteemis ka kontaktvõrgu üleminek 3 kilovoldilt 25-le, aga see tuleb siis eraldi APIS-ega, sest esialgu muudetakse siis, sest see rakendub hiljem, võetakse kasutusele siis hiljem. Aga raudteevaldaja saab selles suhtes nii-öelda oma tegevusi planeerida ja ajakohastada ka vastavalt nende muudatuste nii-öelda elluviimisele. Aga jah, kuna Ülemiste raudteejaama lisandub uus 1435 Rail Baltic raudteeliin ja on seal väga suuremahulised ümberehitused, siis kogu jaama ulatuses on see oluline muudatus ja APIS-e menetlus seal tehakse, et see siis on ka esimene, mis tehakse. Rohkem küsimusi hetkel ei ole. Aitäh!
tere päevast minu poolt ka. Natukene räägin juhendi muudatustest. Raudteeületuskohtade juhend ehk täisnimega raudteeülesõidukoha ja ülekäigukoha ehitamise korrashoidmise kasutamise juhend on meil leitav Riigi Teatajast. Teataja otsingu kuidas kirjutada raudteeteenuskasutuse eeskiri, avada see eeskiri ja minna eeskirja kõige viimasele lehele. Seal on siis EKE lisad on kõik järjestunud, sealhulgas ka lisad uues siis 2023. aastas. Nagu ka varasemad, siis ka nüüd juhendis sätestatakse raudteeülesõidukoha ja ülekäigukoha nende seadmete hoiu ja käitamise tehnilised nõuded. Juhend kehtib kasutuses, ehitusjärgus ja projekteerimisstaadiumis olevatele raudteeülesõidu ülekäigukoha. Juhendis on tehtud erinevaid, tekstis on tehtud erinevaid läbivaid muudatusi, mida peab siis huvi on, peab ise lugema. Üldmõttes on juhendi ülesehitus sama, nagu ta varasemalt on olnud. Tooks välja, et mõned muudatused on ületuskoha katte mõjutude tolerantsides ja siis ületuskoha komisjoni töö korraldamisel. Ning kui on vaja raudteeületuskohta sulgeda, siis on tehtud regulatsioon. Olulised siuksed muudatused, mis on ka koos ülemineku aegadega, on siis sellised, et 2028. aasta lõpuks peab olema kõik raudteeületuskohad valgustatud. Sama aasta lõpuks peab olema ka paigaldatud siis rongidele viljaandmise koha märk 500 meetri kaugusele. Täna on see nõue kuni 800 meetri kaugusele, seega meetrites on viljaandmise koha märk ja raudteeületuskoha. 2028. aasta lõpuks peavad siis kõik raudteeületuskohad saama täiendava tahvli, kus on siis märgitud ära ületuskoha number, number, ületuskoha nimetus ja kontakttelefoni number, kuhu siis kodanik saab helistada, kui on ületuskohaga probleeme. Sellised tahvlid on praegu kasutusel juba aktsiaseltsis Eesti Raudtee ülesõidukohtadel. Ja iga päev, kes autoga sõidab, siis on ei tea, kas kasutanud, aga näinud kindlasti. Siis on uus raudtee ülesõidukohtade kategooria jaotus, kus täna esimene kategooria siis on muutunud 1A ja 1B kategooriaks. 2028. aasta lõpuks tuleb B-kategooriat varustada minimaalselt automaatse poolesignalisatsiooniga ja tõkkepuudega.
ülesõidukohal jätkuvalt on siis teise kategooria. Meil tuli täiendavalt juurde raudteeülekäigukoha kategooriad ja siis raudteeülekäigu kategooriad jagunevad siis 3 kategooriasse, kus siis on vastavalt kehtestatud tähtaegadele vajalik teostada nende ohutussüsteemide üks raudteeülesõidukoha 1A kategooria eeldab seda, et on täistõkkepuud ja videovalvesüsteemiga. Kategooria süsteemis jaguneb täna ülesõidukategooriad, kui palju on seal sõidukite ülesõitmisi, millised on kiirused, seega selle rongide hulgaga, mida saab ülesõitu läbib, et selle korrutise alusel peab siis hindama ülesõidukoha kategooria vastavalt rongikiirusele. Ehk 1A kategooria tegelikult rakendub eelkõige kiirusel 141–160. Seal tabelis tuleb vastavalt leida korrutise rongide ja sõidukite korrutise. 1B kategooria on siis tavapärane kategooria, nagu ta täna on. Pooltõkkepuuga ja videovalve. Ja see kehtib kuni kiiruseni 140 km/h. Siis on jätkuvalt teine kategooria ja 3. kategooria. Täiendavalt siis nagu öeldud, see raudteeülekäigu koht tuli juurde oma siis tingimustega ja nõuetega jaotub ta 3 kategooriasse. Tabeli mõttes on jalakäijate ja rongide korrutis ja vastavusse siis kiirusena rongide liikumisega. Ja olekski oluline ülevaade. Ja kui kellelgi on mingi täiendavaid küsimusi, siis palun. Küsimusi ei ole. Aitäh teile kuulamast. Ja hetkel küsimusi ei ole tulnud. Aitäh, Margus. Nii, tere kõigile. Mina olen Kadis Matskis ja raudteeteenistuse juhataja ja organisatsioonikoodist ja ka TTÜ kodulehel. Alustame siis kõigepealt koodist, mis see on, mis seda vaja on. Organisatsiooni kood on siis põhiliselt vaja selleks, et suhelda Euroopa Raudteeametiga. Me anname erinevaid andmeid erinevatele registritele ja seal on igal ettevõtjal vaja omada siis vastavat. Et nüüd kõik need ettevõtjad, kelle veerem läks Euroopa veeremi registrisse, et nemad juba said endale selle organisatsiooni koodi, et nad kõik taotlesid seda. Ja taustal on meil koostöös siis ehitisregistri inimestega plaan ka raudteeliiklusregister viia üle ehitisregistri juurde.
et kui meil praegu raudteeliiklusregister toimib eraldi ja ettevõtja peab pärast kasutusloa saamist rajatiselt ka registreerima raudteeliiklusregistris, siis tulevikus mõte see, et meil on üks süsteem, ongi ehitisregister, kus on ka siis raudteeliiklusregistri osa, aga kogu tegevus ja andmete edastamine toimub siis ehitisregistris. Ja sellega oleks siis tulevikus ka erinevad Euroopa Liidu registrid seotud ja ühtsest süsteemist Euroopa poole neid andmeid edastada. On hädasti vaja ka, et ettevõtjatel oleks olemas organisatsioonikood. Nüüd, kuidas me seda organisatsioonikoodi saame ja kes seda annab? Et seda väljastab siis Euroopa Raudteeamet ja see tehakse omas keskkonnas. Ja slaidile panin ka siis konkreetse lingi, kus seda teha saab. Et kui te sinna hiljem pärast siis klikite, siis tegelikult sealt tulevad siis vastavad juhendid ja teid suunatakse, kes see vaates. Siin on seesama siis väljavõte, et kuidas see peaks kuvama teile ja siis see tööriist ka, mille kaudu siis seda taotlema. Euroopa Raudteeameti kodulehekülje peal on siis toodud täpne juhis selle kohta, kuidas seda koodi taotleda saab. Samuti oleme omalt poolt siis ära tõlkinud selle koodi saamiseks juhendi. Et ütleme, tänapäeval on need tõlkeprogrammid päris head, et tegelikult saab ka Euroopa Raudteeameti koduleheküljelt otse tõlkida need asjad ära, aga kellel on mugavam, siis saab kasutada ka meie koduleheküljel olevat juhendit. Ja selleks, et teada saada, kas teie ettevõttel juba on võib-olla siis see kood väljastatud, et see on unikaalne kood igale ettevõttele, et seda ei ole vaja mitu korda taotleda, et siis saab Euroopa Raudteeameti koduleheküljel koodi kontrollida. Et siin on eraldi olemas väli, kus oma ettevõtte nime või siis on ka seal Exceli väljavõte kontrollida riikide kaupa sorteerides, et kas minu ettevõttel kood väljastatud või mitte. Et väga palun, et kui on võimalik, siis hakake vaikselt seda teemat uurima ja me omalt poolt kindlalt oleme nõus aitama teid, kui te kuskil jääte hätta. Et alati võib meie inimestega ühendust võtta ja küsida, et kuidas seda saab teha. Koos me suudame. Siis natuke tutvustan ka TTJA kodulehekülge, et ettevõtjatel eelkõige siis ärikliendi vaadet. Üleval siis see kollasega märgib, et võtke seda äriklient, sealt edasi siis raudteeosa. Ja põhimõte on see, et siis meil on kõik teemavaldkonnad eraldi välja toodud ja teemavaldkonna juures siis on kirjeldus sellest teenusest ja samuti ka siis juhendmaterjal või viited õigusaktidele riigilõivu osas. Siis oleme siin uuendanud erinevaid juhendeid. Teil on ühtne ohutustunnistus, selle juhend. Ühtne ohutustunnistus on siis nendele ettevõtjatele, kes soovivad tegeleda reisi- või kaubaveoga avalikul. Nendel on see vajalik. Selle kohta siis eraldi ala peatükk koos vastavalt juhenditega. Siis on meil mitteavaliku raudtee tegutsemise ohutustunnistus. Et selles osas saab koduleheküljelt kiire info kätte, kus, mida ja kellele. See on mitteavaliku raudtee majandamiseks või veo korraldamiseks vajalik tunnistus. Meil on eraldi ohutusluba. Ohutusluba siis on avaliku raudtee majandamiseks.
see puudutab siis eelkõige aktsiaseltsi Eesti Raudteed ja Edela Raudteed, tulevikus siis ka Rail. Seal on meil ka juhendid olemas, siis hoolsuse eest vastutav üksus ja ECN sertifikaat, et selle kohta ka on võimalik siis meie kodulehekülje pealt leida infot. Siis ma toon veel välja eraldi, et meil on järelevalverubriik seal, et kui väga vaadata, siis leiab ka meie järelevalve tööplaani sealt. Iga aasta alguses avalikult tuleva aasta, käesoleva aasta tööplaani. On võimalik vaadata, aga me jätame alati õigust teha ette teatamata järelevalvet. Ja samuti siin eelneva teema ülekäigukohad, et ülekäigukohtade riskitaseme hindamise juhend on seal päeval, selle leiab ka sealt lingi. Ja loomulikult on seal erinevaid aruandeid, nende tähtajad kõik kompaktselt ühte kohta pandud, samuti leiab statistikat, ohutusnäitajaid, et seda kõike sealt leiab. Ja siis ma veel omalt poolt soovitan väga külastada ka Euroopa Raudteed. Kui te võtate sealt kollasega märgitud sakid, siis sealt tuleb ka samamoodi väga kompaktselt kõik seadusandluse pool, mis seda reguleerib, mis on vajadus erinevatesse registritesse saate otse juurdepääsu. Väga vajalik tööriist. Ja me omalt poolt oleme alati abiks, et pöörduge julgelt. Kontaktide all on meil ka iga ametniku tegevusvaldkond ära toodud. Kui vaatate, siis kontaktide all lisaks nendele 4 esimesele inimesele on seal plussmärk, et seal tegelikult tuleb neid kontakte juurde, et võtke julgelt ühendust. Kui on mingisugune mure, kuidagi edasi ei saa, et siis aitäh hetkel. Kas on küsimus? Saan praegu vastata. Hetkel ei ole, siis ma annan sõnajärje üle Tanelile, kes räägib täpselt veeremi registrist ja raudteeveeremi. Tere, lugupeetud ilmupäeva kuulajad. Mina olen Tanel ja siis täna räägin teile Euroopa veeremi registrist EVR ja raudteeveeremi valdajakoodist VKM. Alates oktoobrist 2024 toimuvad veeremite registritoimingud uues Euroopa veeremi registris. Ja infoks, et EVR registri andmetel on informatiivne statistiline tähendus, nagu oli ka eelmises Eesti raudteeregistris. Ja EVR registris ei saa veeremitele seada ka registripanti. Ja samamoodi ei muutu hetkel ka riigilõivud veeremi registritoimingute tegemisel uues registris. Ja oluline muudatus on see, et ei väljastata veeremitele enam registreerimistunnistusi. Ja enam ei saa esitada ka registreerimiseks taotlust läbi TTVT infosüsteemi, vaid taotlus tuleb teha EVR platvormil, kuhu tuleb sisestada ka vastavad dokumendid, mis on registritoiminguteks ette nähtud. Nüüd räägiksin eeldustest, mis on vaja teha, et saaks EVR registris teha toiminguid ja selle kasutada. Et kõige esimese etapina tuleks teha kasutajakonto Euroopa Raudteeameti erakoduleheküljel.
ja samas on oluline ka orgkoodi olemasolu, millest ka ennem rääkis. Ja need raudteeettevõtjad, kes on veeremite valdaja staatuses, nemad peavad omama ka VKM ehk siis veeremi markeerimiskoodi. Ja samas tuleb ka, et kui need eeldused on täidetud, siis tuleb ka EVR registri siis luua kasutajakonto. Nüüd ma räägin natuke toimingutest, mida EVR register võimaldab. Kõige lihtsam asi on, lihtsamalt saab jälgida oma ettevõttele kuuluvaid või ettevõtte valdatavaid veeremeid. Siis saab registris uusi veeremeid registreerida, saab muud olemasolevate veeremite infoväljasid, saab vahetada ka veeremite omanike valdajaid, hooldusest vastutavat üksust, saab peatada veeremi registreeringut või siis ka peale seda uuesti see aktiveerida. On olemas ka veeremi arhiveerimise funktsioon ja saab ka muuta raudteeveeremi registreerimisriiki. Näitena, kui veerem on olnud varem registreeritud Läti liikmesriigis, siis saab veeremi tuua üle Eesti registreerimise alla. Ja seoses sellega muutub ka raudteeveeremi registrinumber. Siin on ära toodud ka kuvatõmmis EVR registri registreerimis aknast, et kus saate luua endale konto. Ja siin järgmisel slaidil on ära toodud ka EVR registri infoväljad, kus te näete, saate otsingumootoriga otsida välja veeremit ja vastavalt enda soovitud info põhjal, mis teil olemas hetkel on. Taotluse esitamine EVR registris. EVR registris saate siis kas teha uue registreeringu või siis muuta, nagu ma varem rääkisin, muuta neid olemasolevaid registri andmeid, saab ka peatada ja arhiveerida veeremeid. Kui olete alustanud registreerimistaotlust, on teil võimalus genereerida ka uus number, mis on ära toodud siin slaidi peal ümmarguse märkega. Ja raudteeveeremi registri taotluseks vajaminevad dokumendid saate laadida üles allpool toodud märgise juures. Ja kui te olete taotluse eelvormi ära täitnud, siis saate minna standardvormile, kus juba sisestate veeremite täpsemad andmed. Ja veeremi omaniku valdaja hooldusest vastutav üksuse või ka tehniliste andmete kohta. Ja täpsemateks abimaterjalideks EVR-i kasutamiseks leiate Euroopa Raudteeameti kodulehelt, seal olevad juhendid, TTJA kodulehelt, TTJA poolt raudteeettevõtetele edastatud teavituskirjadest, komisjoni eelrakendusotsusest 2018-1614 ja vajadusel aitab teid ka EVR registri IT-abi servicedesk@era.europa.eu. Järgmisena räägin natuke raudteeveeremi valdaja koodist VKM. Raudteevaldaja tähis ehk siis inglise keeles Vehicle Keeper Market Code tähistab veeremiüksuse valdajat, kes on registreeritud EVR veeremi registris. VKM tähistatakse igale veeremiüksusele Euroopa raudteeveeremi numbri juurde. VKM koosneb unikaalsest 2–5 tähest. Tähistab siis veeremiüksuse valdaja täisnime või lühendit.
erataotletud VKM koodi registreerimisest, et era võib VKM koodi registreerimisest keelduda, kui tekib tähekombinatsiooniga vastuolu, kas see on juba olemas või on sarnane mõne teise eralühendiga. Ja VKM-i taotluse teostamiseks tuleb siis esitada TTJA-le kui Eesti Raudteeohutusasutusele slaidil olev taotluse vorm, mille TTJA kontrollib üle, kontrollib andmete korrektsuse ja kui lisaküsimuste korral teeb päringu taotlejale, aga kui kõik on korrektne ja asjakohane, ehk siis vorm on täidetud vastavalt reeglitele, siis edastab TTJA selle taotluse oma kinnitusega VKM registrile. Ja register peale enda poolt ülevaatust kinnitab taotluse, teavitab TTJA-d ja järgnevalt TTJA teavitab omakorda VKM koodi kinnitamisest VRM-i valdajat. Ja VKM-i abematerjalid leiab ja koodid on leitavad slaidil oleval lingil, mida te saate hiljem siis, millega saad ise tutvuda ja kui küsimusi on, siis saad alati ka TTJA poolt abi. Kas on kellegi küsimusi? Üks võiks üle rõhutada, et Euroopa veeremi register ja selle lühendi EVR pole mingisugust seost Eesti raudteega. Ma ei tea, kas see kostub sinna. Kostus küll, Meeri, ja. Väga hea. Kinnitan, et ei ole. Ei ole. See on võib-olla tihtilugu eksitanud ja see lühend ja paljud on EVR-ile üritanud oma andmeid esitada. Tegelikult ei ole selle. Kaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet Kliimaministeeriumi poolt täname kõiki osalemast. Loodetavasti te saite midagi infot, vajalikku infot. Et meil on plaanis jätkata sellist vormi, et kui teil on ettepanekud teemade osas, mida võiks käsitleda, siis võib need otse mulle näiteks saata, et hea meelega räägiks teemadel, mis teile vajalikuga. Kõik need salvestused ja presentatsioonid, et need me paneme oma koduleheküljele ülesse ja kes meil osalejate nimekirjas olid, et siis me sellel lingi osas saadame selle info ka, et kus täpsemalt leida on ja otsida. Aga suur tänu veel kord ja soovin ilusat jõuluootust. Kohtumist järgmisel aastal. Parem. Aitäh. Kõik head. Aitäh, kõik head. Aitäh, kõik head.